No nii, tere naised. Mis ma tahan teile öelda? Raske midagi öelda. Seepärast vees on väga raske mõtteid koguda, aga ma võtan ennast kokku. Meelde tuli. Naised ma ütlen, naised suure tähega. Sellepärast, et vanasti oli niimoodi, kui naise poole pöörduti, siis naine, see nimi oli nagu püha. Ja ma pöördun ka teie poole, seepärast mul on austus kõikide naiste vastu. On need koolis, on need tööl, kodus, kus iganes. Ja ma tahan, et te teaksite midagi. Esiteks, ma tahan teile öelda, et te teaksite, et te olete Jumala tütred. Ja et tema, ehk siis teie taevane isa armastab teid. Ja seda ma tean kindlalt. Ja teil naistel on väga suur potentsiaal ja kohustus, mida me meestena vahest ei ole tähele pannud või ei ole, kuidas ma ütlen, ei ole võib-olla teid tunnustanud. Ja ma tahan öelda, et teil on väga suur süda. Teie silmad on kui säravad nagu see päike, mis praegu särab. Te olete soe, te jagate seda soojust kõigiga. See on see, mida ma praegu isegi tunnen. Te hoolitsete laste eest, te armastate neid, te hoiate kodu korras, te armastate neid, te armastate oma mehi, te teete süüa. Suur tänu teile kõigile. Ja teadke, et teid armastatakse ja ma räägin kõikide meeste eest. Ma armastan teid täpselt samamoodi. Ja aastatega ma olen õppinud naisi hindama, kuigi võib-olla see ei paista välja. Ja sõnadesse on need raske panna ja miks paljud mehed ei räägi seda. Aga teadke, et see on nii. Ja hoidke mehi, hoidke oma lapsi, hoidke kõiki, mis on teie ümber. Ja tänan teid. Ja olge naised edasi suure tähega. Ja varsti näeme. See koroona ei saa meist võitu, ma ütlen teile. Kõike head.